Tere kõigile ja aitäh, et leidsite aega tänase Oikse ja Fishbyte'i veebiseminariga liitumiseks. Andres Vallistu minu nimi ja mina olen küberturbe ärisuna juht Oiksios. Jututeemaks täna on meil õngitsusrünnakud. No, ilmselt ei ole uudis, et õngitsusrünnakud on üks levinum ja ohtlikum ründeviis, millega tihtipeale küberkurjategijad jala ettevõtte ukse vahele saavad, et siis sealt edasi liikuda. Ja paraku sellised ründed on viimasel ajal veelgi ohtlikumaks muutunud, tulenevalt siis AI kasutuselevõtust, mida rünnete tegemiseks ründajad usinalt ära kasutavad. Ja tänasel veebiseminaril lahkamegi just nimelt neid uusimaid ründetehnikaid. Mõtiskleme, milline on inimfaktori roll kõige selle juures ning räägime, kuidas on võimalik inimestest tulenevat riske ettevõttes maandada. Et siin on võtmesõnad trenn, tuleb teha pidevalt trenni, aga sellest räägib juba õige pea lähemalt meie külaline Hendrik Uustalo Fishbyte'ist. Aga enne, kui Hendrikule sõna annan, siis kõigepealt teeb minu hea kolleeg Liive Nümmer sissejuhatava ülevaate teemasse ja räägibki laiemalt õngitsusrünnakute arengust. Ja mõned korralduslikud teated ka, nimelt kõikide osalejate mikrofonid on vaigistatud. Kui teil tekib küsimusi ja palun küsige, siis kirjutage need küsimused vestlusaknasse, et võtame need siis seminari lõpus ette ja püüame kõigile vastata. Ja webinari salvestame ka ning teeme siis salvestuse kätte saadavaks kõikidele registreerunutele. Aga eest midagi, hakkame pihta. Soovin teile omalt poolt põnevat veebiseminari ja annan siis siit kohal sõnajärje üle oma kolleegile Liiviale. Ole hea, Liivia. Nii, tere ka minu poolt. Vaatan, kas mul õnnestub ekraan siin ka nähtavaks teha. Nii, tuli vist. Jah, on olemas. Okei, siis ma Teamsi panen siin väikseks. Et kui küsimusi tekib, siis keegi peab mulle neid ette lugema, et ma ise ei näe seda Teamsi hakata. Jah. Aga siis jah, ennem kui me päris Fishbyte'i teema juurde läheme, siis mina natukene räägin sellistest üldistest trendidest, mida me siin oma uurimustöös oleme näinud ja mida me siin SOC-i igapäevatöös oleme näinud või Turvaseirekeskuse töös, et millega need küberpätid siis neid õnge tõmmata üritavad. Võib-olla alustuseks siis sellest, et kuidas üldse meie võrku saadakse ja meie süsteemidesse, et üldjoontes võime need viisid jagada kolmeks. Üks on siis õngitsemine ja sotsiaalmanipulatsioon. Teine meetod on siis juba lekkinud kontode ärakasutamine, aga see on ka üsna tihedalt teinekord seotud just õngitsusega. Ja siis kolmas on turvanõrkuste ärakasutamine. Et siin erinevatel aastatel on see suundumus olnud natukene erinev. Et siin võib-olla viimased paar aastat just õngitsuste kasutamine oli natukene langustrendis, ilmselt eelkõige selle tõttu, et meie igasugused kaitsetehnoloogiad, spämmitõrjed ja muud asjad on läinud paremaks, aga nüüd jällegi õngitsemine hakkab ülespoole minema, et kõik märgid viitavad sellele. Siis väga tugevalt on tulnud esile lekkinud kontode ärakasutamine, et need kontod siis võivad lekkida mitut moodi. Üks võimalus on siis, et meie töötajad teevad enda töö e-mailiga siis endale veel kontosid kuhugile, mingitesse isiklikesse teenustesse, sotsiaalmeediasse ja nii edasi. Ja siis ühest või teisest teenusest need kontod ja paroolid siis lekivad. Ja siis kasutatakse
neid ära siis näiteks meie enda süsteemidesse sisse logimisel. Näiteks kui kasutajal on siis, ma ei tea, kusagil Delfi kommentaariumis töö emailiga konto, sealt lekib kasutaja nimi ja parool ja sellesama kontoga saab näiteks meie VPN-i logida, et siis see on esimene koht, siis, kus ründaja võib siis meie võrku sisse saada. Teine viis, mis on ka üsna levinud, on siis igasugused infostiilerid ehk siis pahavara, mis varastab meie andmeid arvutist. Siin sageli juhtub see, et meil on töö- ja koduarvutis veebilehitseja profiilid näiteks sünkroniseeritud, et kui näiteks süsteemi admin või IT-inimene logib töö juures sisse kuhugile, salvestab paroole oma brauseri paroolihaldurisse ja süngib siis neid koduarvutisse ka, siis seal kodus ei ole see turve võib-olla nii hea, naine, lapsed käivad ka seal arvutiga midagi tegemas, langevad õngitsuse ohvriks, saavad võib-olla mingi infostiileri ja siis need kontod lekivad. Ja siis turvanõrkuste kasutamine on jällegi praegult tõusutrendis samamoodi, et eriti just igasugused meie perimeetri seadmed, tulemüürid, mingid avatud teenused ja nii edasi. Et üldjoontes võib öelda, et need kõik on enam-vähem võrdselt esindatud praegult. Aga aastate lõikes natuke need trendid varieeruvad. Siis üks huvitav trend on see, et väljamurdmisaeg on lühikesemaks muutumas. Et mis asi on väljamurdmisaeg, see on siis see aeg sellest hetkest, kui näiteks kasutaja läheb õngitsuse ohvriks, klikib mingile lingile, arvutis läheb käima siis tagauks näiteks, mis võtab ühendust ründaja serveriga, siis kuni siis selle hetkeni, kui keegi sealt teiselt poolt hakkab siis juba käed klaviatuuril siis meie süsteemides toimetama. Et see aeg on jah, kusagil keskmiselt 30 minuti peale langenud, nii et üsna kiire. Ja siis loomulikult AI teeb kõik hullemaks ja üks sihuke salakaval ründeviis on tarneahela ründed, mis siis on ka õngitsusega väga otseselt seotud, aga sellest ma kohe räägin siis paari slaidi pärast. AI-st me saame rääkida kahes võtmes. Esiteks AI kui niisugune sotsiaalmanipulatsiooni teema iseeneses. Väga palju me näeme seda, et igasuguseid AI teemasid lihtsalt kasutatakse ära õngitsuse kirjade sisus, reklaamitakse mingisuguseid ägedaid AI tööriistu või midagi muud sellist AI-ga seotud, mingeid teenuseid. Ja selle kaudu siis üritatakse inimesi õnge tõmmata. Me oleme siin näinud ka päris häid juhtumeid, kus siis Facebookis tuleb mingisugune reklaam, kuni siis selle tulemusena jõutakse siis süsteemidesse kasutades mingit väga halba pahavara, mis jääb täiesti tundmatuks või märkamatuks siis ka erinevate turvatehnoloogiatele. Ja teine AI aspekt on siis see, et AI ise aitab meil teha ründeid järjest tõhusamalt. Et kaks kohta tänases kontekstis võib-olla on siis taustauuringud ja siis õngitsuskirjade enda koostamine. Need on siis omavahel ka väga tihedalt seotud. Mida see AI meil võimaldab teha, siis on näiteks, kui meie ettevõttel või asutusel on väga suur digitaalne jalajälg, meie töötajad jagavad kogu aeg midagi sotsiaalmeedias, postitavad LinkedIni, meil on kodulehel väga palju infot, siis meil on võimalik see info panna AI-sse. AI siis genereerib meile näiteks persoonad vastavalt siis nendele inimestele, õpib jäljendama nende suhtlusstiili, kirjastiili. Ja seda on siis võimalik õngitsuste tegemisel ära kasutada. Ja tõepoolest õngitsused on läinud järjest paremaks, on ilusas eesti keeles, jäljendavad väga hästi neid inimesi, kellega võib-olla ollakse harjutud suhtlema ja nii edasi. Et see AI
Niisugune esiletõus on kindlasti ka üks põhjus, miks need õngitsus- ja sotsiaalmanipulatsiooni ründed on jällegi kasvamas. Ja siis ma lühidalt käiks üle mõned niisugused populaarsemad tehnikad, mida me ka sageli näeme ise, ja mille osas siis tuleks tähelepanelik olla. Võib-olla üks sihuke hästi levinud temaatika viimastel aastatel, eriti võib-olla viimasel pooleteisel aastal, on siis igasugused pilveidentiteetide vastu suunatud ründed. Eriti siis näiteks Microsofti teenuste vastu suunatud ründed, kus siis eesmärgiks on kätte saada kasutajatelt siis autentimistokenid. Mis asjad need tokenid on? Token on siis sisult üks niisugune väike fail, et kui me logime sisse pilveteenusesse, siis sinna tokeni sisse lihtsalt kirjutatakse, et kasutaja pani oma kasutajanime, pani oma parooli ja pani edukalt oma mitmikautentimise koodi ja siis token salvestatakse meie veebilehitseja vahemälusse. Et kui me järgmine kord siis sinna lehe peale läheme, siis me saame sisse ilma, et me peaks siis panema parooli või siis uuesti autentima ennast siis mitmikautentimisega. Ja kuna see mitmikautentimise kasutamine on läinud viimastel aastatel väga levinuks, siis ründajad on siin pidanud sellele reageerima ja on siis mõeldud välja igasuguseid erinevaid viise sellest mitmikautentimisest siis mööda minna. Ja üks sihuke lihtne võimalus ongi siis varastada ära näiteks Microsofti autentimistokenid. Selleks siis neid meetodeid on igasuguseid, aga üks niisugune võib-olla levinum on see, et ründaja teeb siis kuhugile oma niisuguse Office 365 lisatava rakenduse, saadab kasutajale õngitsuskirja, kasutaja klikib lingi peale, suudetakse siis sinna rakendusse. See rakendus siis üritab autentida siis selle Microsofti teenusega ja kõik käib siis tavaliselt läbi täiesti legitiimsete Microsofti teenuste. Kasutaja paneb siis oma parooli, paneb oma mitmikautentimise ja annab siis rakendusele juurdepääsu siis oma Office 365 tenantile näiteks. Ja selle tulemusena siis esiteks ründaja saab siis kätte selle mitmikautentimise tokeni. Sellega ta saab siis ükskõik kus kohast edaspidi sinna süsteemi siis sisse tulla. Ja teinekord siis ka kui on kasutajal palju õigusi, siis ta saab ka otse sellele rakendusele anda juba juurdepääsu erinevatele Office 365 nii-öelda funktsioonidele. Ja see on sageli väga tõhus rünne, kuna kõik käib siis ainult legitiimsete teenuste kaudu, seetõttu kuhugile turvatehnoloogiatesse see kinni ei jää. Ja siit edasi samm on sageli siis just seesama tarneahela rünne, tulenevalt siis sellest ohvrist. Sageli see ohver ise ei olegi see eesmärk, vaid pigem siis tema süsteeme kasutatakse siis tarneahela rünneteks. Ja need tarneahela ründed muidugi on sellised eriti salakavalad ja ohtlikud, kuna nende puhul meil siis ei ole võimalik ennetusega väga hästi tegeleda, et me peame tegelema pigem tagajärgedega, mis tähendab seda, et meil siis peab olema hea võimekus neid ründeid avastada ja nendele intsidentidele ka reageerida. Ja miks nad nii salakavalad on siis jällegi just selle tõttu, et mida see ründaja siis tavaliselt teeb, on siis ta vaatab, kes kellega suhtleb. Ja siis ühel hetkel siis näiteks paneb mingisuguse samamoodi mingi õngitsusdokumendi või pahavara või õngitsuslingi tavaliselt siis kuhugile selle ettevõtte ohvriks langenud ettevõtte SharePointi või OneDrive'i ja siis saadab selle ülevõetud konto alt siis selle inimese kontaktidele, sageli valitud kontaktidele selle lingi. Ja sihukese ründe puhul paraku meie kogemus näitab ikkagi seda, et ka väga kõrge turvateadlikkusega
inimesed lähevad tavaliselt õnge, sest nad lihtsalt ei oska kuidagipidi kahtlustadagi, et see inimene, kellega nad kogu aeg on suhelnud, et siis ühel hetkel saadab neile mingisugust pahavaraselt näiteks. Ja need ründed on jah selle tõttu väga ohtlikud ja teinekord ka kahjud on väga suured, et me oleme siin näinud kahjusid, mis on üle €1 miljoni. Et seetõttu väga siukene tõhus ja populaarsust koguv ründeviis. Siis ClickFix, ka ilmselt palju räägitud viimasel ajal, ka osutunud äärmiselt tõhusaks viisiks. Lihtsalt seletades toimub see siis niimoodi, et kasutaja läheb mingisuguse lehe peale, talle kuvatakse siis see aken, et palun verifitseeri, et sa ei ole robot, asi, millega kõik, kes internetis käivad pidevalt, on harjunud. Aga seal on siis siuke trikk, et kui ta sinna lehe peale satub, siis taustal kopeeritakse tema arvuti mälusse siis mingit laadi pahatahtlik skript. Ja kasutajal siis palutakse avada siis aken, pasteerida see skript sinna väljale ja vajutada OK või siis enter. Ja selle tulemusena siis taustal siis kas siis tõmmatakse arvutisse mingisugust pahavara, tõmmatakse üles mingi tagauks ja nii edasi. Ja see on osutunud väga efektiivseks. Siis mõned näited lihtsalt, kuidas need aknad välja näevad, et siin on väga loomingulist lähenemist võinud kohata viimasel ajal ja üldiselt need ründad on osutunud ka vägagi efektiivseks. Siis üks siuke võib-olla vähem levinud, aga ka väga kurikaaval viis on siis kalendrikutsed, mida need pahalased siis teevad, saadavad meile mingisuguse kalendrikutse, aga selle kutse lingiga siis on manipuleeritud. Mis juhtub tavaliselt on siis see, et kasutaja võtab selle kutse vastu, see läheb talle kalendrisse, ühel hetkel siis tuleb meile meeldetuletus, et koosolek algas, kasutaja klikib automaatselt sinna meeldetuletuse peale ja selle tulemusele siis suunatakse sinna õngitsuslehele. Ja lõpetuseks ka üks viis, mis on taas muutunud väga populaarseks, et siin eelmise aasta viimases kvartalis, selle aasta esimeses kvartalis siin erinevad allikad väidavad, et on kasvanud QR-koodide kasutamine siin 5–10 korda. Et QR-koodide kasutamine õngitsuseks oli siin populaarne mingisugune paar aastat tagasi, siis vahepeal hääbus ära see trend ja nüüd siis on jälle tagasi uuel viisil, et on võetud siis välja uued tehnikad, kuidas siis igasugustest spämmitõrjetest mööda saada, mis siis vahepeal õppisid ka neid QR-koode ära tundma. Ja üks viis on siis see, et lihtsalt see QR-kood pannakse meile kuhugile faili sisse, on see siis mingisugune PDF-fail või mingi Wordi või Exceli dokument, mis tagab siis selle, et ükski spämmitõrje seda väga lihtsalt ära ei tuvasta. Ja siin kõrval on siis üks teine näide, kus siis jällegi üritatakse hästi ära kasutada neid üldisi tausta arenguid. Et kasutajad on pidanud viimastel aastatel tõenäoliselt väga palju seadistama mitmikautentimist ja siin siis on üks hea näide sellest, et kuidas üritatakse siis kasutajat tõmmata õnge sellega, et talle väidetakse, et ta peab oma Authenticatori siis uuesti seadistama, aga tegelikult seda QR-koodi skaneerides ta siis viiakse pahatahtlikule lingile. Ja siin loomulikult on ka suundumus selle poole, et kasutajaid üritatakse siis nügida neid QR-koode avama mobiilseadmes, kus siis tavaliselt on see turvalisus oluliselt nõrgem kui tööjaamades tänapäeval. Aga sellega on siis minu poolt kõik, et kui teil on küsimusi või mingisuguseid ideid, võite mulle alati kirjutada.
võite skaneerida QR-koodi. Luban, et siit ei tule õngitsuslinki, loodetavasti see viib minu LinkedIni. Aga minu poolt siis hetkel olekski kõik ja annan siis sõna edasi meie heale partnerile Fishbyte'ile, kes siis räägib natukene põhjalikumalt, mida nemad näevad ja kuidas me siis nende probleemidega tegeleda saame. Aitäh, Livio. Väga põhjalik ülevaade. Ma olen siis Hendrik Fishbyte'ist ja räägin natukene sellest, kuidas ja miks siis õngitsusrünnakud inimeste pihta töötavad ja kuidas meie siis üritame seda riski maandada. Ja jagan pilti ka. Nii. Eelmisel aastal oli näha neid suuri kahjusid läbi siis sotsiaalse manipuleerimise rünnakute ja meil oli ka esindatud siin kohalik suurem kaasus, mis siis algas ka siis läbi siis nii-öelda telefonikanaliga, aga sisuliselt ikkagi meie vaatame teda ka sellise õngitsemisena ja sotsiaalse manipuleerimisena. Need pettused on ka sarnase iseloomuga ja toovad suuri kahjusid. Aga sisuliselt kõik need organisatsioonid on väga palju investeerinud turbesse, aga inimene on ikkagi olnud see lünk seal, mis on see esimene samm olnud. Ja selles suhtes, et tehnoloogia ja protsessid moodustavad koos inimesega siis selle nii-öelda 3 osapoolt, mis selle rolli mängivad. Aga nagu Livia ka välja tõi, siis enamasti sihitakse tänasel päeval inimest ja kõik peaks siis nagu üksteist toetama. See on ENISA andmed, kus nad tõid välja siis 60% algas siis nagu õngitsusrünnakust eelmisel aastal. Ja see sõltub siis küll sellest, et kes statistikat välja annab, aga see on 60-90% peal väidetakse, et see on. Aga miks siis inimene just ta sisuliselt see ahela kõige nõrgem lüli organisatsioonis, sest ründajad sihivad teda pigem just sellepärast, et tema kaudu saab nagu edasi ettevõtte süsteemidesse, sealt liikuda edasi ja ta on väljast ligipääsetav tegur, neid on organisatsioonis palju ja sisuliselt need ohud, mis siis inimest ümbritsevad, riskid nii kodus, eraelus või siis üldse ümberringi, need muutuvad ka ajas päris kiiresti ja need teadmised sageli ei jõua siis nende ohtudega kaasas käia. Siin on AI poolt tehtud pilt, kus see inimene peab siis hoiab organisatsiooni siis nii-öelda vara ja andmeid ja siis teda ümbritsevad erinevad võib-olla osapooled, kes üritavad siis neile ligi pääseda. Ja sageli, miks see toimib, on siis see, et ründajad on väga osavad, ka petturid ja küberründajad kasutavad siis sarnaseid psühholoogilisi mõjutusviise, kuidas seda inimest ka mõjutada. Sageli on see siis kas sihuke hirm, ärevus või siis ka heatahtlikkus ja kiireloomulisus, mis panevad selle inimest käituma nii, nagu nad muidu ei käituks.
aga sageli on ka põhjuseks valed harjumused ja selline mugavus, mis tingib siis sellise kõrgema riski. Ja nagu Livia mainis, siis AI mõju on ka siin otseselt näha, et 80% siis õngitsusrünnakutest ENISA, siis Euroopa Liidu küberagentuuri statistika põhjal loodud AI abil. Ja meie kontekstis siin Eestis eesti keelt rääkides on see kindlasti mõju omanud, kus varem meil oli siin keelebarjäär, mis hoidis ära siis seda riski ja need olid läbinähtavad, siis nüüd nad on tihti kas siis nagu eristamatud või väga keeruliselt äratuntavad ja seda sisu saab siis ka personaliseerida vastavalt sellele, et mis andmeid kogutakse, analüüsitakse ja sellele siis toetudes teha nagu individuaalseid ja ohtlikumaid siis sihitud õngitsusrünnakuid. Ja miks see nagu tavapärane lähenemine, kus nagu inimesi on koolitatud, riskidest räägitakse ka, aga tihti see ikkagi ei too nagu edu, need samad suured organisatsioonid, keda siin algul näitasin, et nemad on ka ju küll rääkinud sellest. Tihti on see, et see ühekordne koolitus lihtsalt selle mõju on lühiaegne. Et see kaob suhteliselt kiiresti, kui inimeste tähelepanu läheb sellele tavapärasele rutiinile ja ta ei tooda siis vahepeal tagasi nendele teemadele. Ja seal on ka see faktor, et need ohud muutuvad ja kui seda tavapäraselt korra aastas teha üks selline koolitustest, siis need lihtsalt see inimene väljub sellest teemast peale seda testi aastaks tihti ja õngitsussimulatsioonid samamoodi nende mõju on näha, et selline pidev testimine omab palju tugevamat mõju kui see ühekordne test. Ja mis meie teeme, on siis see, et me teeme kasutajatele praktilisi harjutusi, mis siis ja regulaarselt, mis tekitavad siis seda ohuteadmist, miks on kasutaja roll, teadmist selle kohta, et mis on see kasutaja roll tema enda organisatsiooni turvalisuse tagamisel ja mis on siis need praktilised tegevused ja riskid, et kuidas neid riske siis praktiliste tegevustega aidata siis maandada. Ja meil keskmine statistika on praegu selline, et on 13,000 kasutajat, et esimesel kuul eksib õngitsustestiga kuskil 20% kasutajatest. Ja kui nüüd iga kuu neid kasutajaid testida, siis langeb see 5%-ni. See on siis see esimene samm õngitsustestis, kui palju avavad selles õngitsuslehe. Ja kuidas me seda teadlikkust tõstame, üks on siis need samad õngitsussimulatsioonid, aga teine on siis see, et sellele simulatsioonile peab järgnema ka õpetused, kui inimene eksib, kuidas siis seda riski maandada ja teisalt siis, et neid ümbritsevaid seotud faktoreid ja riske on ka päris palju, et kuidas inimene oleks teadlik, millised on just meil Eestis levivad ohud, stsenaariumid, et seeläbi me anname sellised interaktiivsete koolituste kaudu seda teadmist. Aga ma näitan ka veel seda täpsemalt. Õngitsussimulatsioonid, mida meie teeme, siis on igale kasutajale individuaalsed, et
on sõltuvalt sellest, et kus kasutaja siis elab. Kui ta elab Eestis, siis siin on teistsugune sisu. Kui kasutaja töötab teatud rollis, näiteks raamatupidajana, siis ka temal on teistsugune sisu. Ja see nii-öelda selliste reaalsete stsenaariumite imiteerimine omab kõige tugevamat mõju, mida me näeme. Ja samamoodi me kasutame siis keelemudelit, et imiteerida neid nii-öelda ohtlikumaid AI rünnakuid, mis on siis sihitud, kasutades siis töötaja andmeid, ametipositsiooni ja keelt ja asukoha riiki ja ettevõtte andmeid siis samamoodi. Ma tõin siia mõned näite, et kasutame siis üks näide siis asukohapõhisest simulatsioonist, kus imiteeritakse Tervisekassat. Samamoodi siis rollipõhine, kus raamatupidaja võib saada ka rohkem arvete suuniseid või sisu. Siis on üks ohtlikumaid viise, mida meie näeme statistikas, on sisemine suhtlus, mida imiteeritakse. Et see töötab keskmiselt paremini, imiteeritakse siis kolleegi ja meil siis keelemudel valib vastavalt kirjasaaja ametipositsioonile, kõige sobivama kirjasaatja ja siis muudab seda stsenaariumit ka nende osapoolte põhjal, kui seda on ette nähtud. Ja siis on sellised keelemudeli poolt kokku pandud simulatsioonid, kus siis see sisu on kokku pandud töötaja ametipositsiooni, ettevõtte tegevusvaldkonna, asukohariigi konteksti ja keele põhjal. Ja sellist ürituse kutseid me oleme näinud siin Eestis ja Lätis viimase aasta jooksul. Ja ma näiteks võib-olla mõningaid viise ka, et mismoodi me seda läbi viime. Nagu Livia mainis, üks ohtlikumaid stsenaariumid on ClickFix, mis on viimasel ajal olnud. Microsoft ütles, et see on 47% olnud selliseks esimese ligipääsu põhjuseks. Et sisuliselt nii on ühe stsenaariumi ette, kus siis jagatakse kasutajale Delfi lugemisõigust. Ja kui kasutaja selle avab, siis näidatakse talle sellist vaadet meie simulatsioonis, kus tal kästakse siis verifitseerimist alustada. Antakse teavitus, et see ebaõnnestub. Ja siis kästakse tal sisestada siis seda käsurida. Ja sellele järgneb siis esmalt siis õpetus, et kuidas oleks saanud, kuidas oleks pidanud teadma, milline on see pettemeetod, mis simulatsioonis oli. Ja see sõltub siis vastavalt sellele, et mis meiliklienti kasutaja kasutab, mis on see pettemeetod ja mis seade siis, et kui mobiiliseadmest kasutaja avas, siis see on teistsugune viis. Ja me mõõdame siis, antud juhul me mõõdame seda, et kas kasutaja avas selle õngitsussimulatsiooni ja kas ta sisestas selle jooksutas selle skripti. Siis me räägime siin veel sellest, et mis oli see link, URL, ja õpetame kasutajat ka raporteerima. Ja me anname siis eraldi selle õpetuse selle ClickFixi stsenaariumi kohta põhjalikumalt läbi selle koolituse. Koolitused on siis paralleelsed sellele. Me mõõdame ka seda raporteerimist. Kas kasutaja vajutab raporteeri nuppu,
Outlookis, et saame seda integreerida. Ja meil on lisaks, ClickFix on üks meetod, meil on erinevaid viise. Me mõõdame, peamine mõõdik on ikkagi see, et kas inimene läheb sinna lehele, aga me mõõdame lisaks siis ClickFixile ka näiteks seda, et kas inimene siis avab siis selle lehe, siis sisestab sinna oma autentimise andmed. Kui kasutaja siis 3 esimest tähemärki, siis me ütleme, et ta on eksinud. Ja lisaks veel siis seda, et kas ta avab mingi erinevaid manuseid ja läheb siis sealt edasi. Et siin on olnud kaasuseid, kus on just Eestis paar tükki viimase kuu jooksul, kus kasutaja siis avab parooliga kaitstud küll PDF-i, läheb sealt siis lingi peale, mis suunab läbi siis ründaja Microsofti autentimislehele ja sealt siis ka üritatakse sessioon endale saada üle. Ja selle kohta siis sisuliselt me õpetame neid nii-öelda praktilisi viise, kuidas siis erinevad need õngitsused toimivad. Ja kui kasutaja nii-öelda õpib just selle sisu põhjal, mis on temale kõige lähedasem, mida Eestis kasutatakse, siis see efekt on tugevam kui see, et täna suunas tehakse korra aastas sihuke üldisem simulatsioon, mis tegelikult seda stsenaariumit läbi ei mängi. Ja, aga selleks, et nendest õngitsussimulatsioonidest oleks ka kasu, on paralleelselt sellised igakuised 7-minutilised koolitused. Selliselt, et aastas kasutaja läbib 12 koolitust. Need on loodud koostöös Eesti turvateadlikkuse ekspertidega. Sisu kasutab siis Eesti näiteid, Eesti konteksti. Et eesmärk on esmalt see, et kasutaja saaks aru, et miks see teema on oluline, mis on tema roll ja siis käia läbi need erinevad viisid ja just anda siis praktilised juhised. Et kuskil 7-8 minutit kestab iga koolitus. Ma näitan siin näidet ka koolitusest. Nii. Näide on siis mobiiliseadmete kasutamise kohta. Siin me siis toome ka ülevaadet riskist, on otsustuspuu, millist seadet kasutaja kasutab. Ja see on küsimus siis mobiiliseadme tarkvara uuendamise kohta. Siin me õpetame, et kasutada tuleks automaatset uuendamist, kasutajatel on enamasti isiklikud seadmed ja räägime pahaloomulistest rakendustest, mis on teine risk. Anname juhiselt õpetuse, miks peaks kasutama pigem rakenduse ametlikku poodi ja kuidas siis hinnata seda rakenduse arendaja usaldusväärsust. Siin on olnud viimasel ajal palju kaasusid sellel teemal vist ka App Store'is. Ja siis ka nii-öelda liikuvate piltidega anname siis juhiseid, kuidas siis praktiliselt seda teha. Ja kuidas siis ka õiguseid anda, mille järgi saada aru, miks on see teema oluline, et milliseid õiguseid anda. Ja see on niisugune praktiline ülesanne. Samamoodi siis ka näitame, et kuidas seda kontrollida. Et on ühte koolitust veel, võib-olla rohkem meie konteksti arvestan, millised on siis need telefoni internetipettused. Et
sisuliselt see risk on ajas palju suuremaks läinud viimasel paari aastal. Et me räägime siin, et milliseid kanaleid kasutatakse, mis on see risk, mis on need psühholoogilised viisid. Samamoodi ka sellest, et noh, kas kasutaja loob seoseid selle põhjal, et milliseid psühholoogilisi viise siis teatud stsenaariumites kasutatakse. Et kõik selle interaktiivselt läbi. Ja räägime lahti, et millised on need siis üldlevinud stsenaariumid, kuidas praegu Eestis meie turul siis neid läbi viiakse. Et kuidas neid ära hoida ja millised on need sammud siis sisuliselt. Et kõik organisatsiooni kasutajad oleks siis pettuste viisidega ka kursis. Ja need koolitused on meil üle 10 keeles, Baltikumi, Balkani, Poola. Esimesed on ka siis Soome, Itaalia keeles. Ja näitan ka seda koolituste ülevaadet, meil on 12 koolitust aastas. 2 aasta peale tuleb kokku siis järjepidevalt, kui organisatsioon jätkab 24 koolitust. Ja see on selline järjepidev õpe, et kasutaja järjest õpib uute teemade kaudu uusi riske ja tema teadmiste peale ehitatakse siis uusi teadmised. Ja me ka käime läbi ja uuendame siis näidetega neid varasemaid koolitusi. Ja sisuliselt koolitused on ka vajalikud siis NIS2-st ja AIDS-ist tulenevatele turvateadlikkuse koolitamise nõuetel, arvestame ka neid. Ja mis on just kõige olulisem on see, et see on kohaliku konteksti arvesse võttav siin. Et Tea Sogendits ja Tiia Sõmer, kes on siis Eesti turvateadlikkuse eksperdid, nemad on aidanud meil seda sisu praegu luua. Ja mis sellest siis kokku tekib, on siis ülevaade ka organisatsioonile. Ma näitan, me saadame raporteid iga kuu, aga kliendiportaalis tekib siis selline ülevaade, kuidas organisatsiooni siis õngitsussimulatsiooni risk ajas muutub. On võimalik siin filtreerida ka, vaadata erineva perioodi kaupa, laadida alla raportit või võrrelda siis kas eri organisatsiooni kontsernis olevaid ettevõtteid või siis nende osakondasid. Ja siin me näitame siis sellist keskmisega võrdlust ka, anname ülevaate nendest teemadest, mis on kõrgema riskiga ja koolituse läbimisest siis samamoodi. Siis on võimalik vaadata, kuidas töötaja isikkoosseisu statistika on, kes on kõrgema riskiga. Need, kes eksivad rohkem, need kasutajad saavad ka rohkem õngitsusteste meil. Ehk seda riski kiiremini alla viia. Ja nagu ma rääkisin, oleme rõhku ka sellele, et kas kasutaja just teeb selle positiivse töö, et kas ta raporteerib, et kas organisatsioon, kui juurutab selle raporteerimise kultuuri, siis sealt kaudu see olemasolev õngitsusrünnak jõuab ka siis kas Microsoftini või siis IT-spetsialisti juhini, kellel on esiteks ülevaade, Microsoft saab eemaldada seda riskiga teiste kas organisatsiooni või siis üldse kõikide kasutajate jaoks, miks see raporteerimine on oluline. Ja see on võimalik vaadata ka siis töötaja enda sellist aktiivsuslogi, et millega ta on eksinud, kas ta on koolitusi teinud
ja rohkem statistikat. Koolituste osas on siis selline ülevaade, maatriksvaade, kus kaugel keegi kasutajatest on. Et selle kaudu tekib ka ülevaade. Ja selleks, et alustada, on meil vaja töötajate andmeid ja siis seda saab anda kas siis CSV kaudu või siis saame sünkroniseerida Entra grupipõhiselt Entra äpi kaudu. Siis igapäevaselt uueneb ise. Ja nüüd teine asi, mida on vaja, on siis erandid, et simulatsioonid kohale jõuaks. Ja kui kellelgi on mingeid küsimusi, siis palun andke teada. Ja, üks küsimus on chatis. Ja. Chatis küsitakse, kas koolitused on olulisuse järjestikuses või kõigile sama järjestus? Koolitused on meil küll meie hinnangul olulisuse järjekorras, kõigile kasutajatele praegu sama, need koolituse plaane saab ka muuta ettevõtte põhiselt, kui seda vaja on. Aga üldiselt me alustame sellest, et mis on see õngitsusrünnakutest rohkem, et see on peamine risk ja siis läheme sealt üle siis teiste teemadeni, mis on siis ka nagu isiklikud seadmed ja sisuliselt on võimalik ka individuaalseid koolitusplaane teha. Nii, aga rohkem hetkel meil küsimusi ei ole. On veel aega, küsige julgelt. Kas sa, Hendrik, soovisid veel midagi lisada või joon all? Ei, sisuliselt ma näitasin platvormi poole pealt kõik ära, et mis see maksab, küsiti. Mida maksab? Hea küsimus, kõige olulisem küsimus. Meil on see hind sõltub siis ka kasutajate arvust. Ma arvan, me saame peale seda Teamsi lõppemist saata siis hinnastuse kohta eraldi pakkumisi. Meil oli seal vormis vist see küsimus, et palju kasutajaid on. Suurusjärk on sellise keskmise ettevõtte puhul, mis on keskmine ettevõtte, võib-olla 100 töötajat. Sel juhul on paar euri kuus, midagi sinna kanti. Aga saame saata siis täpsema hinnapakkumise, kui on huvi. Aga kuna rohkem küsimusi ei ole, siis ma võtan ühe reklaamiminuti. Kui me nüüd räägime Fishbyte'i platvormist, siis see on kindlasti kõigile ettevõtte töötajatele vajalik sõltumata töötaja profiilist. Aga lisaks sellele me pakume ka küberhügieeni koolitust asutuse juhatuse liikmetele. No ennekõike nendele, keda nüüd see meie uus KÜTS kohustab tagama ettevõtte küberturvalisuse olukorra. Aga võib-olla ka mitte ainult KÜTS-i kohuslastele, et täiesti vabalt ka juhtidele, kes soovivad üleüldiselt mõista küberturbe olulisust just äririski perspektiivist. Ja see on selline poolepäevane koolitus. Võime teha seda Teamsi kaudu või tulla teie juurde koha peale rääkima, et kui on huvi, võite sel teemal ka meiega ühendust võtta. Aga kuna rohkem küsimusi ei ole, siis ma arvan, loeme tänase veebiseminari lõppenuks. Igal juhul tänud teile kuulamast. Loodan, et oli väärtuslik ja soovime siis omalt poolt teile head päeva jätku. Aitäh! Aitäh! Head päeva!